2. aprillil tähistatakse rahvusvahelist lasteraamatupäeva. Ja seda just sel päeval sellepärast, et siis on sünnipäev maailmakuulsal muinasjutumeistril Hans Christian Andersenil. Ja üks esimesi muinasjutte, mis kirjanikule kuulsust tõi, olid Metsluiged. Elas kord kuningas, kellel oli 11 poega ja üks ainuke tütar, keda kutsuti Eliisaks. Kuningalapsed elasid õnnelikult. Printsid kirjutasid oma koolitükke teemantrihvlitega ja kuldtahvlitele ning väike Eliisa vaatas nende kõrval peegelklaasist pingil istudes pildiraamatuid. Kuid kuningas võttis uue naise, sest peale muutus laste elu raskeks. Väikese Eliisa laskis kuri võõrasema saata ühte kõrvalisse tallu ja printsid muutis ta metsluikedeks, kes lendasid kuningriigist välja. Kuri võõrasema oli niid. Luiged lendlesid kaua selle talu kohal, kus elas nende armastatud õde, kuid Eliisa ei märganud neid. Vaese talupoja juures elades polnud Eliisal muid mänguasju kui haljad puulehed. Läbi puulehtede päikese poole vaadates meenutas ta oma häid suuri vendi, kelle saatusest ta midagi ei teadnud. Kui Eliisa sai 15-aastaseks, kutsus kuningas ta lossi. Kui võõrasema märkas, et tüdrukust on saanud imekaunis neiu, määris ta tüdruku kokku krekapähkli mahlaga, ajas ta kaunid juuksed sassi ja võõpas ta nägu haisva salviga, nii et vana kuningas ei tahtnud Eliisat enam nähagi. Kurval meelel lahkus Eliisa lossist ning otsustas oma vennad üles otsida. Kaua eksles ta öises metsas, kus ainult jaaniussid talle teed näitasid. Hommikul märkas ta veepeeglist enda kujutist ja oli oma inetusest kohkunud. Pärast kümblust sai Eliisa oma endise ilu jälle tagasi. Tüdruk küsis kõikjal vastutulijatelt, kas nad pole kohanud 11 printsi. Igal pool vastati talle, et on nähtud vaid 11 metsluike, kellel kroonid peas. Ühel päikeseloojangul nägi ka Eliisa neid kauneid linde, kes julgelt ta pea kohal lendlesid. Kui päike vette oli vajunud, langes luikedelt äkki suleröö ja Eliisa ees seisid tema vennad. Vennad kõnelesid Eliisale, et nad tohivad kaugelt Kaljusaarelt vaid üks kord aastas 11 päevaks isamaale lennata. Öösel said printsid oma inimkuju tagasi, kuid päikesetõusul muutusid nad taas luikedeks. Vennad valmistasid pajuokstest ja kõrkjatest võrgu ja viisid seda nokas hoides Eliisa endaga kaasa. Lennata said vennad vaid päeval. Päikeseloojudes pidid nad jõudma mõnele saarele, sest siis muutusid nad jälle printsideks. Lõpuks leidsid vennad ühel mägismaal kena koopa, kuhu asusid koos Eliisaga elama. Ühel ööl nägi Eliisa unes halja ja see õpetas talle, et vendadelt on võimalik nõidus ära võtta kõrvenõgestest kootud särkide abil, kusjuures särke kududes ei tohi ta lausuda ainsatki sõna. Tüdruk hakkaski nõgeseid koguma, kuigi need kõrvetasid nii korjamisel kui kudumisel ta kauneid käsi. Kui üks soomussärk valmis sai, alustas ta kohe uut. Kuid Eliisa ei jäänud kauaks koopasse elama. Ühel ilusal päeval sattus mägismaale jahti pidama noor ja kaunis kuningapoeg, kes armus imekaunisse tüdrukusse esimesest silmapilgust. Kuningapoeg viis Eliisa oma lossi ning oli väga kurb, et tüdruk ei lausunud talle ainsatki sõna. Õnneks lubas ta tüdrukul nõgesevääditki lossi kaasa võtta. Kaunis neiu meeldis lossis kõigile peale peapiiskopi, kes kahtlustas, et Eliisa on nõid. Ja kui tüdrukul 7. särgi valmides nõgesed otsa said ning ta neid lossikalmistule korjama ruttas, laskis piiskop ta kinni võtta ja vangi viia. Ka vangikongis jätkas Eliisa nõgesesärkide kudumist, kuigi teadis, et piiskop tahab ta
nõiana tuleriidale viia. kui vilets kaarik Elisat lossiplatsile püstitatud tuleriida poole vedas, lendasid äkki kohale 11 valget luike. Elisa jõudis neile nõgesesärgid peale visata, enne kui Timuka julm käsi temast kinni haaras. Ja ennäe, luikede asemel seisis rahva ees 11 printsi. kõige nooremal oli ühe käe asemel tiib. Elisa polnud jõudnud seda käist valmis kududa. Nüüd võis Elisa kuningapojale kõik oma südamelt ära rääkida. Sellal, kui ta oma lugu jutustas, sai tuleriidas suur, lõhnav, punaste rooside hekk, mille otsas helendas suur valge õis. kui kuningapoeg selle roosi Elisale rinda pani, hakkasid kõik kirikukellad iseenesest helisema. Lossi poole liikus selline pulmarong, mille sarnast polnud näinud ükski kuningas. aitäh sulle, armas muinasjutusõber!